Ma tervitan kõiki ja ma tahaks läbida üht väga huvitavat ja vajalikku teemat. See on võlaõigusseadus. Tegelikult ei ole nii raske ja keeruline, lihtsalt jah, siin on väga palju kirjutatud üleliigset infot. Aga mina tahaksin läbida kõige tähtsamatest asjadest, et teil tuleks see uus arusaamine, kuidas need lepingud ja võlad töötavad, ehk noh, see on kõik vekslid, nagu ma olen enne ka rääkinud, pluss siin on veel mõned nüansid, mida oleks vaja väga, et kõik teaksid, selles on ka päris tähtis. Vot alustame siis alguses, teeme selline väikse nagu väike tund, 45 minutit. Ja kui ei piisa, siis võtame veel ühe tundi. Nii, siis ma kohe seda alustan. Noh, siin on kohaldamine. Alustame kohe tähtsamatest asjadest, et nagu leping ehk veksel on tehing kahe või enama isiku vahel, millega lepingupool kohustub või lepingupooled kohustuvad midagi tegema või tegemata jätmata. Siin nagu öeldakse, et üks pool ja teine pool on valmis teha koostööd ja, ja siis nagu üks pool ja teine pool peab täitma mingi kohustusi ja siis lepingus sõlmitakse pakkumuse, see on tähtis sõna, esitamise ja selle nõustumuse andmisega. See tähendab, iga leping ehk seadus ehk määrus ehk veksel on pakkumus. Nad ise seda kirjutavad, lihtsalt kasutavad ainult ühe sõna leping, aga tegelikult see leping ongi veksel, seadus, määrus ja nii edasi, see on pakkumus ja nad seda esitavad. Kuidas nad seda esitavad? Läbi uudiseid, avalikult, jah, see on Delfi, Postimees ja nii edasi, nad seda esitavad, nad võivad kirjutada seal absoluutselt teist teksti, et kõik on nii halb ja kõik inimesed surevad ja nii edasi ja sellepärast näiteks elektri hind peab olema kallim ja veel mingi põhjus, välja mõeldud põhjus, mis on vale ja fake. Ja see ongi kõik pakkumus, mida nad esitavad. Ja nemad ootavad meie poolt nõustumist. Aga rahva nõustumine on vaikimine. See on ka nõustumine. See on kaanonites ka kirjutatud. Nii, ja samuti muul viisil vastastikuste tahteavalduste vahetamise teel. Et tahteavaldus on ka väga tähtis nüanss, see on siis, kui inimene, kui looja väljendab oma tahet, Jumala tahet, kas kirjalikult või suuliselt ja nad siis seda ka nagu kirjutavad siin vahetamise teel, kui on piisavalt selge, lepingupooled on saavutatud kokkulepe. Okei, edasi. Pakkumusele, seesama pakkumine, nõustumise andmisega on leping sõlmitud ajast, mil pakkumise esitaja nõustumise kätte sai, siis kui rahvas nõustus. Rahvas nõustub tavaliselt oma vaikimisega umbes kas 30 päeva jooksul. On olemas erandid, nagu näiteks Jüri Ratase ja WHO vahel tehtud see leping, seal oli kirjutatud pool aastat. Nad ootavad pool aastat mingit protesti. Aga poole aasta jooksul keegi ei ole seda protesteerinud ja siis see läks jõusse. Seesama WHO ja Eesti vahel tehtud leping. Ja lähme edasi. Kui nõustumust väljendab teos, mis ei ole otsene tahteavaldus, on leping sõlmitud ajas, mil pakkumuse esitaja teost teada sai. Teos, see on tegu, mingi tegemine, keegi midagi tegi. Näiteks, kui teile tehakse pakkumus Delfi kaudu või teiste uudiste kaudu, nad esitasid pakkumused, et on vaja kanda maske ja teie nõusoleku andmine, rahva nõustumine on siis, kui oli tehtud mingi tegu ehk keegi pani maski ette.
kui sa panid maski ette pärast seda, kui sa said pakkumise ja sa tegid seda tegu, siis pakkuja sai sinu aktsepti ehk tegu, et see tegemine ongi ka aktsept, see ei pea olema kirjalikud, see võib olla ka tegemine. Sulle midagi pakutakse, sa seda teed, see tähendab, sa seda aktsepteerisid ja kõik, see läks jälle jõusse. Välja arvata juhul, kui pakkumusest, lepingupoolte vahelisest praktikast või tavast tulenevalt loetakse leping sõlmituks teo tegemises. No see ongi seesama kirjutatud, teo tegemisest. Kui vastavalt lepingupoolte kokkuleppe või ühe poole taotlusele tuleb saavutada kokkuleppele teatud tingimustest, siis ei loeta lepingut sõlmituks enne, kui nende tingimustes on kokkuleppe saavutatud ja seadusest ei tulene teisiti. See on standardne kirja. Igal juhul ma püüan sellest tervest tekstist, siin on päris palju, ma ei hakka kõik seda ette lugema, keegi ei viitsi seda kuulata, aga ma püüan kõige tähtsamad asjad välja võtta ja kirjutada, salvestada sellised 5-10-minutilised lühikesed videod, et oleks mugav aru saada. Nii, siis hetkel ma lõpetan ja kui midagi tuleb veel huvitavat, siis ma loen ette ja panen uue video välja.